Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Tervist, ütlevad teile jalgpallistuudiost. Igas saates nüüd käib Anders Hooper. Tere päevast. Kuule. Tere. Kuidas siis sina kui suur Argentiina fänn, et võitis Hispaania 1-0, kuidas siis tuju on? Kas sina lased endal tuju rikkuda peale sellist kaotust? Ütleme nii, et Hispaania ju võitis teenitult, eks natuke kahju on siin, just see Messi lõpetab ja nii edasi, aga kui me vaatame jalgpalli ja sellest me hakkame rääkima, siis jah, kahjuks Hispaania oli lihtsalt peajagu üle. Siis loomulikult on meil Madis Kalvet, vaata, meie saatest, Kaarel Tall, vaata, oli selline töötu virelev mees ja tuli meie saatest ja nüüd on suur juht, eks ole, jalka peatoimetaja, tähtsam mees peaaegu seal majas. Hannes Hooper nüüd on MM-i finaalide ja eksperdiks tõusnud, on ju. Aga miks Veiteri tahan? Ma ei tea, tere ka kõigepealt, et järelikult pole nii head mehed veel. Et võtke Madis Kalvet kutsuge tööle igale poole, et ainus, kes siin hoolib, on Peep Pahv, vaata, seal. Nad raha ei anta, vaata. Peep hoiab kõik endale, vaata, alt mees, vaata. Saadab arve hiljem, et seal aga igatahes finaal siis lõppes nii, et Hispaania võitis Ferran Torrese väravast 106. minuti väravast 1-0, mis on siis võib-olla seda finaali iseloomustav statistika on see, et peale löödid 22 ja kui me peale löögid kuni 115. minutini, siis olid 20-0. Et sellist asja, sellist finaali ikka naljalt ei mäleta, aga samas ma pean möönma, et tulemusi näita seda, mina ütlesin, kui me siit saatest ära läksime, et Hispaania on selge parem meeskond, võidab 3-1. See ei jäänud 3-1, siis Hispaanial ei olnud parim päev rünnakul, eks ole, lõpetades. Aga Hispaania oli ikkagi nii selgelt selle turniiri parim meeskond, et anna olla, et selles mõttes, et tegelikult nüüd ma tagantjärgi see, et Prantsusmaa hindan rohkem, et ma olen ikkagi nüüd jätkuvalt üliveendunud, et Prantsusmaa turniiri paremas, et teine meeskond, ma hindan kõvasti Portugali rohkem, et siin Ronaldo vaatab, Messi oli veel hullem, selles mõttes, et siin ma arvan, et Portugal ikka sai nagu vastu neile, vaata. Priidi Kaasaleht võib selle Ronaldo plaadi tagasi peale panna, selles mõttes, et sellepärast, et ulme. Kus me alustame siis Hispaania puhul, et me peame vist alustama ikkagi sellest, et keskväli on ikka äge. See, et Rodri valitigi MM-i parimaks mängijaks täitsa teenitult, et julmalt keeruline on sealt öelda, et võitjab peab valima, kes on see parim mängija, sest see on lihtsalt meeskond. Olen nõus. Mis ma kindlasti ütleks ka Hispaania kohta see, et nemad olid meeskond, kes läksid turniiri käigus paremaks. Et nad alustasid ju väga tagasihoidlikult ja seal need, kes algus soosikuks panid, nemad ikka juba hakkasid kahtlema, et mis jura nüüd toimub, on ju. Et selles mõttes just 2 viimast mängu olid eriti võimsad tegelikult. Nad ikkagi said lõpuks selle süsteemi endal nii hästi tööle. Ja siis me tahtsime statistika välja tuua, et ainult ühe korra on olnud finaalis löökide vahe suurem. 90, kui Argentiina kaotas Saksamaale, et siis samamoodi Argentiina läks ju finaalis toona ka lõhkuma ju. Saadi 2 punast seal ja toona olid löögid olnud 23-1. Seda vist kuskilt on läbi käinud ka see, et kui ma nüüd ei eksi, et MM ajalus sellest ajast, kui seda löökide statsi on, vist on olnud 2 mängu, kus üks meeskond jääb 9 minutiga 0. Ja see oli nüüd nüüd on 3. meeskond Argentiina, esimese 2 Costa Rica ja mingi selline väike sats veel, et päris ulme. Et Hans Hooper, minul on üks teooria selle mängu osas, et miks Argentiina oli nii kehv. Mina arvan, et süüd on Messi. Oota, kuule, minu teooria alge on see, et Hispaania on selline keerutav söödumasin, et seal et seda natuke neid murda, et sinna natuke neid vastu saada, sul peab platsil olema 11 töötavat mängijat. Argentiina oli neid 10 ja see Messi, jalutav Messi. Ja kuna oli jalutav Messi, siis see Hispaania, Argentiina ei teinki seda elu ebamugavaks, kui mõtlen just seal keskväljal, eks ole, et nad saidki seda palliga tulema hakata, seepärast, et Messi ei jooksnud. Kas minu teooria, et Argentiina kaotast on Messil, olete nõus? Jah, let's go! Tänu Messile mitte, aga teooria on ikka, sellega ma olen nõus, et Messi kaitsetöös, mis iganes ta panustab, ei ole piisav, et saada vastu Hispaaniale.
et kindlasti on vaja kõiki 10 väljaku mängijat seal, et suuta Hispaaniat survestada või mingit palli tagasi võita, et ta teeb oma asjad vahest, aga neid väikseid tegevusi jääb järjest vähemaks. Ja teine asi, mis ma ütleks ka, et tegelikult ma mainid ka, aga kiirust ei ole see Argentiina satsil nagu üldse ju tegelikult. Sama ju Messi ka seal ju esimesel poolel korra sai nagu jooksu, kui see läheb nii kange jalaga nagu oleks Pape saanud selle momendi. Oleks Pape saanud selle momendi, et oleks palju hoopis teine terand. Oleks väravasse tormand. Et sellised olukorrad, ikka mängus ju paar tükki tekib ja Argentiinal ei olnud nagu ühtegi sükest meest, kes läheks nende pallide peale. See oli mul ka hirm juba enne mängu, et Hispaania surub oma mängu peale, et kui sa isegi võidad palli, mis sa siis teed? Sa võid nii kaugelt tulema hakkama, ja kui sul hoogu ei ole, sa ei jõua lihtsalt. Alvarez ei ole, Gonzales, kes seal alustas. Alvarez sellest korrast, sai ka seal jooksus, vaatasin ka, et noor mees tegelikult võiks ju kiirem olla. Et kahjuks jah, see käik oli puudu, et prantslased oleks võinud sellega neid hispaanlasi üllatada, seda nad kahjuks väga ei suutnud, aga et Argentiinal polnud ühtegi sellist tüüpi. Ja eks ole Hispaania juba tegelikult see mänd algas kohe niimoodi, et kui me enam-vähem tükkideks võtame, siis Hispaania kohe alustas, et see Jamal sai alguses paar korda proovida. Jamal oli üldse väga üks parimaid mände tal tegelikult, et päris palju lõi seal raslastel olukord ja tegelikult temad olid päris hädas. Ja tuldi ja see Argentiina ma ütleks, et 35. minutini tegelikult nad suutsid üpris okeid lõhkuda tegelikult seda Hispaania mängu, aga ja mida aeg edasi, seda vähem nad jõudsid sinna lähedale, et nad ei jõudnud õigeaegselt kontaktidesse, et seal hakkas juba see hea maitse piirimail mängimine pihta. Eks see on ka see, ma arvan, et kui sa ikkagi olid jooksnud juba 35 minutit see palli järgi, samas see välja tuua oli neil ju üks päev vähem taastumiseks finaali jaoks, neil oli 2 lisaaega all, et selles mõttes väga palju see koostis ju ei roteerunud, ta küll ikka vahetasid mingid vendi, aga samad võtad need De Paulid ja Paredesed ja kes on ikka tegelikult juba niisugused ju on jooksnud elu jooksul, et ei jookse enam nii palju, et nad ikkagi, ma arvan, väsis lõpuks ära nagu, jah. Igal see esimene poole, et sul läks niimoodi, et edad rollased ei olnud ja kõik see, siis tuli juures vahesu, räägime see kohe vahesu ära. Hannes Ooper, kas sina ka PTS on nüüd lemmik see, tähendab, ma küsin niimoodi, kas vaheshow kui sellise kiidame heaks, et täpselt seda, mida öeldi, on, et 28 minutit ta tuleb kokku, eks ole. Päev enne lubati, et tõmbame tagasi. Et seal, ma arvan, et see kõik, mis siin need jutud olid, et riigipäalt, eks ole, tehti see 11 minutit omal seda tartikalauda ära ja siis tuleb 17 minutit see, siis Madonna ja ja need Ronaldo, Ronaldinho omamoodi pull asi, aga 27 minutit või ütleme pool tundi ära võtta seda, eks me kuuleme hiljem, et kuidas seal vahel siis need meeskonnad siis valmistusid selleks, et see on huvitav jälgida, aga mina ei tea, ma ei oska tõesti kas me kiidame, mina ütleks, et mulle mina väga meelds, et sai seal vahepeal, sai WC-s käia, oli aega pool tundi on aega, sul ikka väga kelle panna sa ei olnud 3 korda suitsul käia selle aeg jah, õige. Et selles plaanis, et mina sain selle muudatuse, et võiks olla ainult üks artist. Jaa, ma tahtsin öelda, et mul tegelikult need Super Bowli poolashowd on reeglina ikkagi meeldinud alati, aga need ongi täpselt kuidagi nagu rohkem läbimõeldumad ja ühe artisti kesksed reeglina. Et see form, oleks sama Shakira on ju teinud, kuna temal on see MM-i laul on ju, pand seal mingi programmi veel juurde, ma arvan kokku, et see oleks palju lahedam olnud, et see natuke liiga killustunud nagu oli. Tempokam ja siis tõmmati maha ja käis üles alla. Aga kõige nii-öelda humoorikam oli ikka see sama see Brasiilia Ronaldo, kui ta seal Ronaldinho kõrval istus. Naeratus oli nagu väga ebamugav oli nagu. Ei, ma nägin sind õlled käes seal liiga tagas oli. Lihavarrast. Mingi stripparid ja asjad, vaata, Ronaldinho päev mingi pütsikud vahel raha, vaata, oleks siin nagu full all in minna, vaata, jäid ju poolele teele. Siis hakkas teine poole kuulus, Hispaania hakkas siis laduma, et sulle Torres ette, Pedri ette, ma võin enda seda kogemust vaadata, et mul nagu täitsa ükskõik, kes võidab, tegelikult ei keerunud vaadata alguses. Ma alguses nagu Hispaania poolt, sest Hispaania neerutas ja mida rauem see Argentiina nagu püsis, siis mul lõpeks oligi, kuskil ühel hetkel oligi, ma ei tea, ütleme 60. minutil, vaatame, mis need peale olid selleks, et 80. minutiks peale 10-0. Siis ma juba tekkis see, et ma olen Argentiina poolt, et ma tahaks, et Argentiina ei tee ühtegi peale lööki ja nad võidaks penaltit, aga see oli minu selline une. See on õudne asi, mina just lootsin vastupidist, et jumalast lööks Hispaania ühe ära, et Argentiina ei saa. See ei ole reaalne, et sellised mängud, et maailma Eestis igat pidi halb oleks. Aga see mäng sai tegelikult, oleme ausad läbi, ta sai 92 minutil Enzo Fernandese teine tollane.
ehk kokku punane, ehk siis peale seda vist oli nagu, tegelikult värav oli ainult aja küsimus. Noh, et sa kannatad... Siis küll jah, et võib-olla siin võiks mainida, et jah, kohtunik hoidis head joont nagu, et... Üks MVP, jah, ma olen mis iganes see... Et juba see Paredese sissetulek, et oli kodutöö ilusti ära tehtud ja see just see selga tulek kuidagi tühja koha pealt lendad sinna küünarnukiga selga ja see karistati kohe kollasega ära, mis oli Paredesele... mingi osa tema mängust oli halvatud, on ju. Aga see oli ka, mulle ei meeldinud, samamoodi tuli see Lacroix prantslastelt, kus Aliba vahetati välja, lendas Ojarzabali, täpselt samamoodi, kus pea lendas kuklasse ja väga kole oli, et võib-olla sealt õpiti siis midagi, et see karistati kohe ära. Fernandes ja selle punase teeb natuke, ma ei tea, mis see sõna on, mitte nii meeldivalt see, et see esimene oli selle, võib-olla ta ütles midagi. Esimene tuli mitte vea eest, eks tuli sellise käeviibutus, tõenäoliselt öeldi puta madre või mingi sellist asja. Aga midagi, mängu täiku arvestades see esimene kollane tuli natuke... Aga kollane oli kollane. Jah, aga siis selline, mulle meeldis Argentiina puhul see, et tuli see viga ja siis vaatasid ka kõik läksid vaidlema, ei olnud viga, vaata, mõtlesid ka popp, vaata, et võib-olla kohtunik ketsis, siis vaatad, seda enam hullem viga ei saa olla, aga kõik vennad vaata, ei vaadake varrist üle, seal ei olnud mitte midagi, sa vaatad seda, mõtled, okei, et mis asi see nüüd oli. Et see oli nagu, aga ma ütlen, et... Aga tänu sellele teisele Enzo kollasele pääses Paredes kohe pärast seda enda kollasest, et seal oleks võinud minuti jooksul 2 punast tulla lausa. Ja siis Argentiina ikkagi või Hispaania ikkagi lõi ära. Ferran Torres lõi, jah, et selles mõttes, et ma tahtsin Hispaania lõi ära, Hispaania tehti liiga, et selles mõttes siis ma ütlesin, et okei, Hispaania võib võita, see, ma arvan, mitte keegi ei saa aru, miks see Hispaania esimene värav ära võeti, Williamsi värav, et see, ma vaatan kõiki kordusi, seal ei ole mitte ühtegi viga, ja seal nagu, ma saan aru, et see mingi kerge puude oli, on ju. Vist nagu astus varba peale või midagi. Aga sa ei tunne seda, kuidas, kui see putsa peale sulle varba peale astutakse, et see reaktsioon tundub ehe vähemalt, et ta tõmbab ikka jala alt ära. Võtad selle poolfinaali Inglismaa vastu, kui see Messi selles see on naturaalne reaktsioon, lihtsalt kui sulle astutakse varba peale, et sa ju kisad, et ma ei usu, et ta julgeb viimase mehena kastis hakata sealt teestema. Ma ka ei ütle, ma ei välista mitte midagi, aga ma tahaks uskuda, et seal võis ikkagi see astumine varba peal olla. Siis fikseerime ära, Andres Opper on Argentiina fänn, vaata, et see jutt on täna nii kallutatud. Ei ole, aga jah. Täna võiks Toori võtma ja sellest saaks vähemalt ausalt analüüsivad. Ma olen aus ikkagi. Kokkuvõttes ütlen, ma olin alguses kindel, et see võetakse nagu tagasi, et see värav, selles mõttes see võetakse tagasi otsus, et antaks värav ikkagi. Aga kas ta mitte ei vilistanud veel ennem seda, kui pall väravasse läks, et siis sa ei saa seda otsust muuta? Seal oli veel vile ka. See oli, me ise jäime arutama just seda, et seal vile oli ennem, kui pall jõudis väravasse, nii et seal ei oleks ikka mitte midagi teha saanud. Aga anna vahet ole, lõpuks sai Hispaania jätte, Ferran Torres siis MM-i üks kandelane, et Argentiina täpselt oligi see, et kõige ohtlikumad hetked on, et puhkepausi järel, eks ole, oligi kohe, et põhimõtteliselt et teise lisaja algus, et madasid korraks. Jah, korraks oli. Kolm kaitsjad vajusid sinna värava ette ja Torres täiesti vaba. Ja ründajana Simeone kahjuks ei võtnud Fernan Torrest ei võtnud kinni, et sellest oli kahju loomulikult, et kuidagi välditav värav oli, et sa kaitsed nii maruliselt ja annad endast kõik ihu hingega ja siis selline natukene nagu odavalt ära antud. Aga lõpuks see ongi see, kui sa see on nagu mingi laine kulutab kivi, vaata, see tuleb 105 mitil juba tulnud, on ju, vaid tuleb ja see on Hispaaniat kordagi läinud ja nagu närvinud ei hakanud nagu selles mõttes ju rapsime, aga midagi nad nagu lihtsalt kogu aeg seda samad survet nagu, et üks hetk see kuskilt annab nagu järgi nagu ja sellega ma olen nõus, et see match momentum, kui näitas see oli päris paha. Mis ja siis, eks ole, Argentiinal ikkagi 2 võimalust tuli? Ja see on vana hea ikkagi asi, et sa saad selle oma võimaluse ja sa said lausa 2. Ta ei löödud ära, et kõva oli see, et see Merino pead eest ära võtnud, kui Messi see palli lajatas, et see nagu lihtsalt nokki nagu. Mis Hispaania vägevust näitab muidugi see, et tegelikult me võime siin öelda, et Hispaania keskvõli on parim
tegelikult ongi. Aga kes seal keskvälja lõpuks sel ajal siis olid juba, seal oli Pedri oli siis Subimendi oli sees, eks ole, äkki, ma ei tea, Merino või? Kes eesmine oli vist? Tore see oli eesmine pigem on, jah. Et põhimõtteliselt, et me räägime, et see Rodri, Olmo, Ruiz maailma parim see, aga tegelikult kõik need vennad võeti välja, pandi järgmised 3 venda sisse, ikka toimis. Et ma ütlen siin, kes on see Hispaania MVP, no see on nii keeruline öelda, seepärast tegelikult MM-tiitel võeti nii, et Rodri sel ajal puhtas juba, eks ole, laialt. Ja miks ta sai parimaks? Jah, et seal võiks kõiki nimetada, et see ärevus on see, aga mis me vist Hispaania puhul peabki ütlema, et terve turniiri jooksul 1 värava sisse lasknud, et ja ei ole... Kas ma võin sinu XG entusiasti ühe No võid. Et Hispaania vastu olid läbi turniiri kokku oli XG 2,3. Ehk siis keskmiselt 0,3 mängu kohta, et see on... Unai Simon, vaata, võiks ju paneme rottuda selle sümboolse koosseisu. Unai Simon ju võiks olla ju MM-i sümboolse koosseisu väravat, aga probleem on see, et ta tegi MM-il kokku 7 mängus 8 mängust siis enne. Tal oli vist 10 tõrjet. Ja siis see Evi Martínez ei saa panna või? See oli just see, et tema tegi turniiri peale 10 ja Martínez tegi finaalis 11. Ja see on 8 mängus, sa teed 7 hoiad värava puhtana ja sul tehakse 8 mängu 10 peale. Ütleme nii, et isegi oleks seal mina väravus olnud, tõenäoliselt oleks Hispaania löödud 10 väravat. Aga see mõttes, mida on ikka vähe, et see on täitsa ulme, mis see toimis. Ma arvan, et rohkem kaugelt proovitud lihtsalt. Ainult need ma võtan ära. Need võtan ära, rahu, sa räägid ka rahvaliiga ühe parema väravi. Ma ei ole selles nii kindel. Et Kutšurella, jõhtrat äge turniir, lõppkokkuvõttes Kubarsi, jõhtrat turniir kokkuvõttes, Porro, jõhtrat oluline vend, mingi Tottenhami vend tuleb, ma ei tea, kus see jalgpall jõudnud on. Ja Laporta, eks ole, et keskkaitsesel, et koduse kaitseliin sisuliselt veatu, et sa võid küll öelda, et Messi siin ja asjad on, selles mõttes, kui sul Alvarez või keegi jooksma läks, eks ole. Varianti ei olnud. Kui sul mingi see Mbappe seal tuli ja üritas, joosti kinni, et täiesti kaitseliin päris alahinnatud ja päris joduse kompott toimis ikka suurepäraselt. No see on juba ka see samas, et ütlesid ka Porro on ju Tottenhami mees, nüüd vaadates ka, mis Tottenham on ju. Kukureia on seal tegelikult ju see Inglismaal saad ka neid puid nagu iga nurga pealt, et hea küll viimane hooaeg tal oli nüüd hea ja nad on olnud eredet hetki olnud, aga pigem ta ikkagi siuke pilkal on veidike olnud nagu, et siuke üldine foon, inimesed, kes tarbivad seda ingliskeelset jalgpallimeedet, nende jaoks on ikkagi need äärekaitsed siuksed nagu pole nagu päris mehed on. No inglased muidugi on see, Aurelia, Luke Shaw, vaata, võrdlevad. Aga mõtlen, see ongi see, et mis meieni jõuab nagu on. Ja selles mõttes ma ei teagi, et Argentiina... Aga Kukureiaga lahe see, et ta ju päev enne finaali ütles ka, Lekipil on see intervjuu, et kui ma tulen maailmameistriks, siis ma päev hiljem helistan Luis Rütten, ära minuga enam arvesta. Õige. Et lustakas finaal oli, et minul ütleme, käisi üles alla see asi, et see emotsionaalne lõpuks oli ikkagi savi, et raske oli vaadata. Minu finaal oli ikkagi poolfinaalis ära. Igav ei olnud. Igav ei olnud. Seda öelda, et kuidagi ühte auku läks kõik, et Argentiina võitles ikkagi. Pinge oli üleval. Pinge oli üleval täpselt, et ei olnud käidi üle. Kas teile meeldib see narratiiv, et Argentiina väidis hästi koledasti. Minu meelest see oli lust oli vaadata, ilus. Ma siin teiste, et mina ütlen, kõige ilusam mäng, mida ma jalgpallis näinud on vanade inimeste jutt, et 2000 EM-i Itaalia Holland, eks ole, kus peale öörid olid Itaalia poolt 0-3 ja penatitega võitvad. Oli ilus selline. Minu see Argentiina, sest lõppu... Mainimata, et Holland jättis 2 penaltit mängus realiseerimata veel. Et selles Argentiina mustuses räpatus mängus, et ma kõik on räpane mängus, ma ei mõtle seda üldse halvasti, selles mõttes, et minu arust see räpasus oli tegelikult, ta oli nagu ilus, ta oligi nii silma paista, miks Argentiina jõudis nii kaugele, miks ta oli ainus meeskond põhimõtteliselt, kes suutis normaalajal mängida Hispaaniat viiki, olgem ausad. Teised ju, esimene mäng et miks ta suutis, sest nad olidki ebameeldiv meeskond ja seal oligi, et Messi selja taga oli sellist 10 harjat, kes tegid haiget ja see tegelikult ka selline jalgpall peaks nagu nautima, et ma... Mõtlen, mind nagu selle asja juures häirib olge siuksed,
jumala fine, aga kui sa ettepoole oled nagu mingi iga puute peale kui vingud seal on, et ole nagu lõpuni, mängi see nagu natuke nagu see Portugali Pepe oli. Et mind nagu see nagu häirib, et kui sa oled nagu kõva mees, ole siis nagu lõpuni kõva mees. Et hea küll sina ütled jälle, et seal peab iga vahendid valimata, aga mina olen pigem seda meelt, et et ma ei tea, mängi see kõva mehe kuvand lõpuni, et see oleks palju ägedam nagu, jah. Ja näiteks mind see peale seda, sa seda Paredesi videot oled näinud või? Et seal, pärast mängu, jah? Pärast jah, ikka nägin, jah. Ja nüüd on ka mingi, oi, ei oska taotada. Ma ütleks ausalt, kui mina finaali kaotaks, mul oleks saadaks varianti, kas ma nutan või siis annan vastu ammega lähemine. Aga tal oli eelmine kord, vaata Hollandiga läksid samamoodi ju kaklema, et see ei ole ka mitte esimene kord, et eks seal läks see tagasi ja ka joitud kindlasti hispaanlaste poolt midagi. Aga siis ma jõuan täpselt samasse kohta jälle, et mida Argentiinast ise pärast Inglismaa tegid. Nad jooksid ka ju sealt inglaste nina alt läbi, seal tähistasid, on ju. Aga ise ei saa ju, ega see käib... Ja nüüd tehakse midagi sarnast. See käib ainult ühte pidi. Täpselt ongi see, et nagu mina nagu teen, aga mulle teha ei tohi, on ju. See on nagu... Ja teine asi, mis oli see, et kui oli ju seal Hispaania karikat tõstis, oli ju ka mingid pillid olid terve Argentiina meeskond keeras selja ju. On õige. Seal ei olnud see, et nad vaatasid seal, kus otsa tribüüni pool. Ei, see on mulle ka väga meeldib, et see on õige, et mis sa ei pea seal olema. Häbi koridor ka, et mine seal läbi, see oli ka ta on teinud Rootsis saata, see kellana võiks keegi seljada veel olla. No see ei ole ju mugav, et sa oled see teine koort ja nüüd siis plaksutatakse, mine sealt läbi, ega see ei ole mõnus Argentiinale ka. Mis mulle sellepärast meeldib, et mina vaata seda, minu jaoks pronksimängust, teeme pronksimängу selle siia vahele, mina pronksimängust, ma ei ole väravõtti ise üle vaadanud, ma tean ainult seisu, seepärast pronksimäng on maailma mingi mõttetum asi, et vaata üle Inglismaa 3. värav, saad aru, kui mõttes mäng oli. et mina, see pronksimäng, et see on idiootsus. Jumala hea mäng oli, väravaid oli mida vaadata. Lihtsalt kaitse unustati koju, Prantsusmaa ei tulnud üldse esimesel poolel kohale, aga mõtlesin ka, et no kuule, kui me oleme juba liiga palju pronksimängust rääkinud. Ma mõtlen, samas 3. värav oli ju see, et kui tuli Rashford, et jooksis üle, vaata oli 3 Prantsuse kaitset, mis viitsis joosta nagu, ja siis jooksid kasti, ja siis Saka ja ikka see üksi seisma kuskil niimoodi on ja seal anti pall, lükkas sisse kõik on ju, see oli ebareaalne kaitse nagu. Kõigepealt joosti Olise pealt maha, no see ei olnud kaitsemäng. Ma küsiks nii, et kui pronksi mängus oleks olnud ükskõik kui ma meeskonna vastu Ronaldo, Cristiano Ronaldo, kas ta oleks olnud 6 vähemalt või? Sest ta oleks tahtnud, ta oleks ju üksi jooksnud seal ja mingi ante palli, vaata, ante pall, let's go, vaata, ante pall mulle, ma teen, vaata. Ma arvan, okei, 7-8. Oleneb kelle vastu, kas prantslaste või inglaste siis? No sõltab jah, või oleks näiteks mingi Horvaadid, kes kangestaks võitja tahtnud enne, teine asi jälle. Et kas see pronksi-mängu väravad, kui on see parima värav, kas peaks olema koefitsiendiga? Vaata, nagu Eesti liigas on vaata 0,5 korrutat või 0,4, vaata, et no ei saa ju olla mingi, et muidu on jälle see, et Slava Zahovaitja on sama hea mees kui Lewandowski või mis iganes need pealkirjad. Ja 40 väravast jääb 10 alles. Ja ma arvan, need pronksi-mängu väravad võiks mitte lugeda, et kui me sellist idiootsust teeme, et lõpetame ära. See ongi täpselt see, et ütleme, kui 2 sellist meeskond satuvad vastamisi, no siis ta ongi siuke nagu jama, on ju. Samas eelmine MM, kui olid Marokko, Horvaatia, no siis mõlemad tahtsid, on ju, see oli ikka, see oli andmine, et seal täpselt sõltubki sellest. Ei lõpetame. No ütleme, esimene poolaeg mulle ei meeldinud selles mõttes, et see oli nagu liiga ühepoolne. Õnneks tuli Prantsusmaa tagasi ja ma juba hakkasin naerma seal 4-3 peale, et oi, mis Tuchel, kui nüüd tuppa tuleb, et mis siis Tuchel teeb, et ei, lõpetame pronksi-mängu ära, see on... Ei, kokkuvõttes jalgpallis ikkagi ta on jah süke... Jookse löö nii-öelda, see oli, Harlem Globetrotters. Ja täpselt, et vaadata, väravaid oli igale maitsele, aga jah, kaitsetöö võib-olla jäeti natuke ma arvan, see, et kuna see traditsioon on nii pikalt olnud, siis ma arvan, selle lõpetamine on suht keeruline. Anna mõlemale pronksoni. Kusjuures oli niimoodi, kuni 94. Mis sa siis annad ainult kuldmedali või? See ei ole mingit, lõpetab ära see mingi hõbemedal ja pronksmedal, vaata Eestis ka mingi karike pronksi kossus, lõpetab ära, see ei ole, MM on võidu peale, siin ei ole, Jenny mäleta, kes seal on teine, kui me vaatame läbi aedad võitjad, siis me ei mäleta, kes oli 38. aastal, ma ei tea, mingi Tšiili oli pronks, keda fucking kotib, me oluline see, et Itaalia võitis siis MM-tiit. Ma olen ilusam tiim, let's go. 94 oli veel niimoodi, et pronksimägu kaotas ja ka medali veel. Et kuni selle ajal oli niimoodi, et mõlemad... Millise siis, pronksi? Jaa, kõik see pronksi. Mis siis üldse mängida? Oli nii, jah. Et siis pärast seda oli nii, et siis pronksimägu kaotas ja midagi enam. Mina ütlen ausalt, et ma siin rääkides, kuidas karik üleandmine see osa oli. Ma olin seal vabakal, ma nagu sealt tahtsin kohe
lahkusin edasi meeleolutusasutusse, et ma seal lastekari, ma võin vabatal vaatamine, ma võin Heido räntmisminut. No okei, seal on väga lihtne süsteem esiteks, et seal inimesed, eks ole, trepi peal istuvad ja siis tuleb selline toolide rida, eks ole, kes on oma tooliga tulnud, eks ole, ja siis inimesed seisavad. Ja seekord, seal on mingid torbikud, mingid vote-eidad olid otsustanud, et me istume vabatale maha, ja siis, kes ees seisavad, et siis me viriseme tagant, istuge maha, me ei näe. Ma ei tule sinu Harry Stylesi kontserdile, ma istu sinna keset platsi maha ja ei ütle, et palun istuge, ma ei näe. Sellepärast, et kus need inimesed saavad tulla, siis loomulikult siis ees istus ka veel mingi jäme vout naine, kes ütles, et olge vaiksemalt. Ees istub virise, taga istub virise. Õnneks, siis me tulime vastu, me natuke esimese poole ja seal kuidagi kükitades vaatasime, ebamudav oli, sest ma ei saa ju istuda, kui mees on toolid, selles mõttes, saad aru, mees on toolid, ma ei näe sealt möödavad. Teine poole püsti, no see on nii pakt, me seal ja siis need slaavi ja jorsid järjest tulevad, me tahaks mööda, et siis me seletame, seal ees ei ole kohta, sa ei mahu sinna. Et siit me võime siin mööda, sa ei mahu. Ei, ma lähen. Siis läheb, jääb seisma, üritab seal, tuleb tagasi ja nüüd rahtis, me seisame järgmised, tuleme ja lähme mööda. Kuhu sa lähed? Siia ei mahu. Ei, mahu. Läheb sinna, töllerdab selle ees, vaatab, koht ei ole, tuleb tagasi ja siis järgmine. Kui me ütleme inimestele, et koht ei ole, et ja lahutaks ka jalgpalliliitu pandes ekraan kõrgemale, et inimesed ei näe. Oleks ta 4 meetrit kõrgemal, siis kõik näed selles rahul, et ta oli liiga madalal, et jalgpalliliit jälle ebaõnnestunud. Jälle Kaarel Täll. Sinna ma tahtsin jõuda, Kaarel Täll vaat. No 2 aasta pärast saavad parandada. Täll ju ronide ka seal redelil nii kaua selle jooksul. Ei, vabatkale tegelikult oli tore, et sellised rahvamassid, et palju seal rahvast oli? No üle 100 kindlasti. Ma ei tea. 100 000. Oli väga palju. No paar tuhatest äkki oli või? Mingi Staavi venna peale sees katlemata, see oli äge, loodsin, et katlust ka poolele ei näinud. Olid vastaspoltel nagu siis, jah? Ma ise või niisama keegas kelle küll ümber? Nägid välja nagu peast, näost nagu, mis need, mitte Tatšikid, kes need kõigi paremad MMA mehed on, mis maalased nad on? No need on seal Dagestanist. Dagestani vennad on, need on väga äkilised seal, et see nagu see, jah. Mahatša oli kohal siin ise, jah. Nagu umbes nagu need Poola rallifännid, kes seal katlesid ja jalad näkku peksid seal katsete ääres ka, need ei jõudnud mängule, vaata, oleks ka natuke huumorit seal. Ja see on luistakas, tegelikult ma ütlen, et seal vabalt vaatab luistakas, et väga palju teisi narratiive oli, et veetseisid vähe, pidi kogu kõik käisid puud all. Hea teada. Ootame vihma nüüd ühesõnaga. Turame ei vähe, aga polnud ka vaja. Homme tuleb vihm. Sealt ärge mingi ja vabatalt läbi. Ma just käisin. Tihedaks lähevad silmad, ei näevad. Juba võeti maha kõik asjad. Aga muidu oli jah, tore, et teine pool oli tore, ei meelde küll. Aga jah, et ärge minge, inimesed, palun ärge minge kuhugi üritusele ja ärge istuge keskel maha ja siis öelge, et ei näe. Nad on harjunud laulukaare seal. See läheb kõrgemale, vaata. Nõlva peale istuma. Ja mis siis veel? Teeme rohe sümboolse koosseisu või finaalist on veel midagi hingel või? Ülikeeruline on, mul on mingid paar lolli ideed, mis ma kindlasti tahan läbi suruda, aga neist kas see õnnestub, et kas alustame, ma ei teagi, alustame väravahiste. Ülikeeruline. Mina, enim tõrjeid turniiril loomulikult. Või sinja või? Ei. See Roheneme saarte väravat ja Hispaania vastu. Kõige rohkem tõrjed MM-il tegi ikkagi Orlando Chile Paraguay väravat. Statistika järgi oli MM-i parim väravaht, kui me vaatame mingeid keskmisi neid, mis iganes erinevatel väljaannetel keskmine, mis iganes reiting on, siis tõenäoliselt Gregor Kobel, Šveits. Ja siin, et siin Nüüland tegi hea turniir, eks ole, Bono oli hea. Ma ütlen, et Unai Simoni häda oligi see, et üldse tööd ei olnud. Ja aga võib-olla ta oli selles ka nii-öelda ise süüdi või et ta pani oma kaitseliini nii hästi paika, kus juures ja see nii-öelda sweeper-keeper nagu seda tegi ka prantslaste vastu, nüüd Argentiina vastu üliolulised. Mul ei ole ühte keelistust ära joos. Mina ise võib-olla paneks Emiliano Martinez. Lihtsalt sellepärast, et ta finaalis oli äge ja muidu oli ka siin
Argentiina fännina ei vaidleks vastu, aga tegelikult ikka see, kui sulle lüüakse üks värav, siis see ikka Emiliano Martínez häda on see, et ta mingites, ta lasi üli palju sisse tegelikult. No vot täpselt. Aga ta lööd mingi imevärav, see Roheneeme saare, et ta lasi sisse. Andres Oopar lihtsalt hävitab kõik mu variante, ma ei tule sinu pakkumisse. Lihtsalt on öelda, ei. Ma ütlen, et üks värav on ikkagi, räägib enda eest, et ainult üks värav Unai ikkagi minu silmis oleks ikkagi tema, ta on ikka kaitseliini selline tugitala seal taga ja aga kas me teeme siis niimoodi, et kas mõni muu roondist saab ka üldse sinna või paneme kohe ainult Hispaania mehed? Ei saavad ikka muud ka. No paneme siis Unai Simon, mina ei ole absoluutselt nõus. Ma panen pigem Vosinja isegi mul... See ei ole populaarsuse edetabel. Ei no ta on tõesti, et kus ühtegi tõrjet ei pea tegema, kas sa oled hea väraht. No aga ta tõi ikkagi välja ka just see sama, et Okei, Unai Simon läheb, ma panen 2-1 vastu ei saa. Kui ma siin ma teen hiljem, teen kirjalikult, kes kuuleb seda saadet, lugeda, kuidas päriselt asjad olid. Delfis ma teen oma sümboolse koosseis ja siin ma pean ikkagi sellise, endast märgatavad rumalad, ma inimestel vaidlema lihtsalt. Parem kaitse, mina mingi hetk ma ütlesin, eks ole, et ma ei näe varianti, et Hakimi ei ole, sest Hakimi on hetkel maailma parem kaitse, aga tegelikult peab vist Porro olema, sest et Porro tegi väga palju olulisi, lõi väravaid ja tegelikult Porro oli väga oluline. Mulle meeldis see Jet Spence'i mäng, et ma paneks isegi tema nagu siia valikusse lihtsalt ja ma tean, aga see, kuidas ta mängis, kui ta tuli sisse, see oli väga huvitav mängija, mulle väga meeldis, ma ei ütle, et ta peab siin olema, lihtsalt pakkusin selle nime siia välja, et siin oligi, et Porro või Hakimi oli ka minu valikus, et nende 3 vahel oleks Minu valik oli ikkagi, et siin Hakimi praegu, muidu oligi sama see hispaanlaste ülekaal nii suureks läheks ja samas oli, tegelikult oli ikkagi väga hea. Maroko tegi täitsa... Aga ta oli natuke liiga ettepoole, et võib-olla see kaitse poole pealt jälle... Sinna kaitse veel tuleb, eks ole. Mulle nagu Hakimi meeldis ja okei. Porro oli ka hea, aga mõtlen, Hispaanias oli nagu silma paistvamaid mängijaid, kes nagu jäid nagu rohkem silma mulle. Näiteks Naru. Ma lihtsalt tuletaks meelde, et kelle vastu see Porro veel lõi? Ta lõi, eks ole... Ta lõi Portugali vastu ainsa värava või? Ei, Portugali vastu lõi see... Merino lõi. Ta lõi jah, selles mängus lõi selle Prantsusmaa vastu lõi selle otsust, mängu ära lõpetanud ära, eks ole, et ta tegelikult tegi... Minu poolest sobib ka see, et las läheb. Las läheb Hakimi. Üks keskkaits ja öelge siis oma variandid. Mina ütleks Kubarsi. Oleks parem ja minule meeldis Saliba mäng, et Saliba prantslaste seal hoidis ka, et nii kaua kuni ta oli sees, oli prantslase kõik korras. Minul on eile, kuna ma vaatasin natuke, seal ikka edasine arutelu oli ka, siis tegelikult selline Saliba, Upamecano vaidlus oli küll, mida paremat on teha kell 1 öösel kuskil eisena Roomas, kui vaielda jalgpallile, eks ole. Mul on ka Kubarsi ja Upamecano oli mul valikkuse. Siis jääb Upamecano, sest et 2 eksperti versus 1. Ja sobib, Upamecano oli ka, jah. Ma mõtlen, kes veel võiks ära mainida. Tegelikult võiks ära mainida indlaste Kuei. Tegelikult võiks ära mainida, mis meeskonnad meil veel üldse mängis? Ega Laport mäng samamoodi hästi keskel, aga ta ikkagi jäi kuidagi noorem mehe varju veidike. Et jah, ja mida ma mõtlesin, naljakas jah, õige, mida ma öeldasin, näiteks, et Argentiinat nagu reedari ühtegi kaitset nagu hakkab mõtlema, et Argentiina... Martínez või et ei ole ju. Päris nagu ei ole, et mingi võiks ära Martínese mainida, fikseerida, aga tegelikult, et Argentiina finaali on meeskond, siis sealt nagu ei ole, et paneme siis see vasakkaitsja. Tõenäoliselt ma ütlen sama, tõenäoliselt Nuno Mendes oli turniiri või on hetkel maailma parim vasakkaitsja, aga Korea oli ikkagi nagu lõpus nii äge. Korea isegi, kui ta on maailma kõige ebasümpaatse mängija, siis sa ei saa mööda vaadata, mis on ikka raske juhtum. Ja üldiselt äärekaitset, eks ole, päris huvitav turniir, kes oli Argentiina äärekaitse, ma isegi mäleta. Nad vahetselt seal käisid ju, kes oli prantslaste äärekaitse, Ting või siis Kunde, kes oli inglaste äärekaitse seal O'Reilly, kes oli üsna kehv, et tegelikult see äärekaitse kes see punase sai, jah?
see Kwanza et äärikaitsjatega tegelikult nagu säravaid vasakkaitsjad. Vaat omal ajal Roberto Carlos. Kas tuli Marcelo asel? Fabio Rosso, Roldi Rosso, vaata. Olid mehed ikka tänapäeval. Inimesed ei oska kaitsta. Aga ma arvan, Kukureia on ikkagi ainu valik. Kaitseb, ütleme siis 4-2-3-1, eks ole, lähtume sellest, et me mängime Hispaania koondise taktikas, et tegelikult me oleme paindlik jutt ka. No, ma arvan, et see Rodri seal all on vist selline kindel valik. Nagu turniiri pariks valitakse, siis nagu ei saa nagu välja ette. Kelle te veel paned alumiseks poolikuks? Mul oli Elliot Anderson käis läbi. Ja mul käis ka see. Mis te siin inglasi topite? Mul on üks inglane nimega saite, jah? Sul Bellingham ei mahu sisse? No mul oli seal see nii-öelda 10 koha peal, kas Messi või Bellingham. Mina vastaks sellise mehega, kui ma peaks, tahan teha sümboolse koosseis, see on see, mis mina panen, ma olen juba vähemuses, siis sümboolne koosseis peab, eks ole, natukene vaatad seda, eks ole, 5 aastat hiljem sul teeb meelde, mis see MM oli, eks, et Hispaanias oli palju, ja minu jaoks, mina paneks sinna alla, loomulikult, ma ei tea, millise neist, aga näiteks mina paneks Paredes. Lihtsalt, et sa vaatad peale, mõtled, kuidas... Ma ei julgenud seda nime välja pakkuda. Mis sümboliseerib kõige rohkem Argentiina meeskonda on Paredes, et selline rõved, ma eelmine kord ropendasin hästi palju, ma proovin see kord vähem kasutada, selline häiriv mäng. Et selline täpselt see, kes sümboliseerib Argentiina meeskonda minu jaoks kõige rohkem, võibki öelda Enzo Fernandez, minu oleks Fernandez olnud, või ta võiks finaalis punast saanud, võid öelda ka Matt Alistair, aga ma ei taha Inglismaa nimesid siia panna eriti. Briti saarte nimesid taha pandavad. No Šotland ikka, ei ole ju päris inglane. Aga teie, kas Paredes versus Anderson, kas teil jääb siis? No mulle tegelikult see meeldis, ma ütlen ausalt sulle, et ma ei julgenud lihtsalt välja pakkuda Paredese nime, siis oleks selline jälle süüdistatakse Argentiina lembuses, aga ma kirjutan alla. Selles mõttes tõesti, et ta oli selle Argentiina nägu. Argentiina nägu tõesti, ma olen sellega natuke nõus. No mina oleks Andersoni juurde, aga ütlesin, 1-2 vastu ei saa, nii et sa lihtsalt ei taha lihtsalt seal hirmsasti neid inglasi sisse panna. Üks inglane, Ettepoole, ma pole vahet, kuidas me need paneme, üks mees, kes 4-2-3, ma arvan, see 3-1, eks ole, vahet pole, kuidas me sätime need mehed, et ründavamad mängijad. Üks nimi, mis peab kindlasti olema, on, ma arvan, Messi, kuigi ta sai ülivähe palli, palju ta siin üldse pallipuuteid sai finaalis, hea küsimus. Messi tegi 56 pallipuudet, päris palju otsis. Aga see, need söödud lõpus, see tehnika, kogu see lisaajal või mingil määral, mina vaatasin selle mängu ära, suure finaali, ja mina tulin ära selle tundega, et Messi on maailma parim mängija. See vahe pole, et Hispaania ise mängus, kus nad saavad taks peale ja saavad nagu ainult keerutatakse, Cartoon Network käib, Animal Planet, et siis see oli Animal Planet, siis isegi sellis mängus see Messi puuted, söödud, see on nagu ebareaalne ja see, ma eile mingi paaril korral tajusin mõtte, et see Messi on ikkagi ebareaalne, ja kõik see lõpus isegi need olukorrad hakkasid tekkima. No Messi ta andis ühe halvad sendertuse lõpus, siis oli kohe, mis nüüd juhtus. Et kui sa paned Messi Hispaania koondisse näiteks, et kes... Kui sa palliga mängid koos, siis on nagu palju ägedam olla. Aga ma arvan, et see ole meil, et Messit vist ei saa välja ette, et 8 äravat. 4 söötu. Et on vist üsna okei. Või sina, et meil hot-tegi mees, pane nüüd. Messi ei saa, 2 Messit on juba olemas. Madis Jalvet vaatasin just arvutist, tal on kirjas Cristiano Ronaldo. Luis Cabeigo siin ei ole tegelikult Ronaldo kirjas, aga seal oligi, kui ma valisin neid mehi, siis just seal 4 ründava koha peal, siis täpselt ongi see, et kui nagu meeskond, kes päriselt mängima hakkab, et kas ma ei tea, Bellingham oleks parem võib-olla. No me ei oleks 2 ülemist võib-olla. Aga miks me ei või siis järgmise nimena pakuks välja, et miks mitte Bellingham? Bellingham skooris suurtes mängudes. Ma ei tea, kas ta ise pronksmängus mängis ka või mängis. Tuli lõpus sisse, oli 6. Et Bellingham oleks... Jooksis kõik üle, läks ja tuli tagasi. Ja... Et Bellingham tegi jõhtra turniiri tegelikult, et tänu sellele, et Inglismaa feilis. Siis võib-olla jääb meelde, aga Norra vastu tassis ära, ja siis tassis enne seda Mehhiko vastu ära.
ja et oli suurtes mändus väga hea, kuniks, eks ole, tuli vastu. Argentiina, kus ei olnud väga hea. Jah. Argentiina selles finaali jõudmine oligi, et ainus tõsine meeskond, ja nad pidid mängima, oli Šveits. et see oli näha, et see tabeli poolte erinevus oli ikka väga selline tunda. Mina Bellingami kuhugi mahutaks ära, et no oleks. Kes meil eel on? Mbappé on ikkagi. Jah, Mbappé. Ja siis tipuründes on kas Haaland, Kane või Haaland, jah, et meil on ka Haaland, jah, täpselt. Mul oli, et mõtlen, keda ma siin nagu kangest tahaks sisse panna, oli see nagu, et ja küll ja, ma oleks ka tahtnud. Seal see üks mäng läks aia taha küll, aga tegelikult oli ikkagi ja aga ütleme nii, et tänu oli see eksimustele ei saanud kolmandat kohta. See kokku see oli see, miks statistika on mõnikord ikkagi petlik asi, oli see 7 väravasöötu. Jumalik. Kus need väravasöödud tuli, üks oli selles külaliiga mängus Inglismaal, võtame kohe taks maha. Siis kaks tükki oli sealt. Jah, taks tükki, mis ma ütlesin? Taks tükki tuli Inglismaa vastu, see mängile arvesse, esiteks, sest see oli külamäng, siis taks tükki Iraadile, tore, sinna seal isegi, ma arvan, Gert Haavist annaks 2. Siis tatstükki tulid mängus tatstükki tulid mängus Rootsiga, mis Rootsi oli ülikehv, ja siis üks tuli Senegali vastu, ehk siis mängud Norra, Paraguay, Marokko, Hispaania, 0+0. Ja et ongi see, et oli väga hea suurte vastu, või tähendab väikeste vastu, ja Inglismaa loeme väikeste sekka loomulikult ja suurte vastu seda tüüpi mäng oli lihtsalt suurte vastu oli 0, et see oli see, et kaalusin, ma vaatasin numbrite taha, mina pole vaata nii pinna peal kui Madis Kallet sina vaata, mis see Haaland oli üks variant, Haalandi vastu räägib, mul ei ole veel varianti, ma lihtsalt teie tapid neid variante, Haalandi vastu räägib see, et Inglismaa vastu oli 0, et see suur mäng, mis luges, Prantsusmaa vastu ei mänginud ja see, et tal oli üks suurepärane mäng Brasiilia vastu ja oli tore. Samas mõtlen, et kui võtta selline punt tal selja taha, et siis kui oleks vaja meest, kes seal kastis need asjad ära teeks, 7 väravat on ikka 7 väravat. Et siis ma arvan, selliste meeste palle suudaks tema nagu väga hästi sisse panna. Kes meil veel siis variandid võiks olla? Kane. Ääre peal Dembele kindlasti on ja Dembele, miks mitte ka rohkem vist ei olegi. Kui mina tahan jõuda tegelikult, et mina paneksin ettepoole tegelikult sellise mehe nagu, kes ei statistiliselt ei täitsa 0, täitsa mõtet mängi justkui, aga Jamal, jah? Ei, mina paneks Tani Olmo sinna mahutaks tuuri ettepoole ära. Tani Olmo, ma arvan, et tal oli vist 2 assisti või? Jah. Tal oli 2 assisti, ma vaatasin ka seda, aga ta oli osaline, näiteks sa lased palli jalgade vahelt läbi. Miks see ei lähe sööduks, kui sina ei otsustad seda mitte puutuda, tänu sellele saab sõber palli, et see on hästi selline et päris, et me peaks panema sümboolselt koosseiseks ole, siis ma arvan, päriselt. Me peaks sinna panema Hispaanialt vähemalt 2 keskpeale mees, sest mis see MM, meil on ju kari kaitsjaid, aga päriselt, mis seda MM iseloomustab, on Hispaania keskväli on jah. Hispaania keskväli, see liikumine, kogu see pallite liikumine seal mingitel hetkel, see, kuidas need vennad, kui pall on kuskil, ma ei tea, 3 meetri kaugusel kuskil väravast ja kuidas seal need eesvennad vahetavad kohti. Rotatsioonid olid hullumeelsed, et kes liigub äärest sisse, kes äärde, ründajad omavahel Olmo ja siis Ojar saab alla, et need oli lõbus vaadata. Et see on täitsa, ma ütlen, see masina värk, et kuidas need vahetavad ja pidevalt ei ole nagu üldse seda, et see mängi ei lähe staatiliselt, et see, ma ütlen, De La Fuentes on noorte klassides peale, need kutid, ta on nagu heas mõttes natuke meenutab klubi jalgpalli, et sul kõik vennad teevad üli hästi, mis nad teevad. Aga ma ütlen ausalt, mina ei pea Olmot sisse surma, võin ka Haaland jätta, sest mina panen enda õiges Delfi selles Eido Taljuranna garantii sümboolses koosseisus, ma panen Tanju Olmo sisse, me võime ka Haalandi panna. Siis jäidki Pape, Bellingham, Messi ja Haaland, jah? Väga ilus ründeliin. Siis võiksime Voisinja ära panna, te olete seda lihtsalt tahate. Voisinja teeme siis see varumehed ka mingi 9 tükki. Varumees on ainult see... Kes treener on? No siin ei ole küsimust, et Toomas Tuchel.
kui ta oleks selle 3. koha maha mänginud siiski. Teil pole DNA-sse palliga mäng. Ei, ma arvan, et De La Fuente huvitav palju mingi, ta ei ole iial olnud klubi peatreenerist. Ta ju rääkis selle loo, kuidas Sevillaga Copa del Rey ja Messit kinni üritas võtta. Mis ta Alavesis on olnud, Bilbao Atletico ja Alaves. Ja alates 2011 oli viimane klubis ja tahetas sellest, eks ole, on ainult noortekoondised ja see. Kas Bilbaos polnud ka mitte noorte tööd, kas ta oli just noorte satsides seal? Võimalik, ei tea. Et aga, mida ma öelda tahan, et huvita palju, ta on vana mees ka muidugi või sellepärast ei taha, et siis kas klubi või see koondise töö sobib nagu paremini, et vahepeal saad kõne puhata ka ja näed, ütles ilusti ise ka Sevilla, jah. Senior karjäär. Bilbao, Sevilla. Lisest on jah, kas see Bilbao mängija ka on omal ajal, et on seal selles mõttes sellepärast Simon ongi väravus, et jah. Oma poiss, jah. Ma ei tea, mis siis veel, MM-i parim kohtunik, ma annaks selle finaali kohtunikule. Mis ta siis on, mis selle mehe nimi oli? Sloveeniast. Sloveenia. Miks kuidas saab Sloveenia suur väike riik, jälle on spordis, suures mängus meie ei ole. Pogačar võidab ja Tuuri see, Madis Kalvet, ma arvan, sellest peaks kirjutama. Ma olen kirjutanud Sloveenia spordi asjast nagu mingi kilomeetrite kaupa, aga ja ei võeta kuulda. Ei võeta kuulda. Parimad fännid, võimalik, et šotlased šotlased jah, tegelikult kohe näeme, mees tuleb Saarevalt, väärtustab paari tühjaks joomist. Kuidas siis Saareval läks? Kas see mitu paari tühjaks jõid? Ei, paari ei olnud tühjaks. Kas läksid sinna, tegid šotivad seal Saareval? Ei, kusjuures mul tuli onupoeg, keda ma nägin üle, ma ei tea, 15 aasta just, elab Inglismaal Bristolis. Ja siis temaga ajasime juttu või? Ajasite juttu. Menetlesime. Kas väisesite kohalik, mis see kuulsaid stripipaari ka või? Väisesime venna seal sellel terrassil olevat tünnisaun. 3 tundi hiljem püstus jalad, et nii pehmed. Soe vesi tegi ära. Vahest juhtub ja vaata, et tuleb, et kuidagi vahest istud, vaata väljas paaris, vaata istud ja siis tõus püsti jalad pehmed, vaata, on ära surnud, vaata istumisest, pikast istumisest ja ei lähe ära, vaata, ei lähe kordagi enam. Laupäeva õhtuks läks paremaks. See oli siis Madis Kalleti joomanurk ja ei olnudki, et parimad fännid, parim isik, loomulikult seda ma lubasin Donald Trump lõpuks. See ei tahtnud sealt pidusustelt ära minna kuidagi. Giannis oli üritas seda, Tino üritas ära suunatud. Ja ma ei tea, kas on veel eriauhind. Võttis MM oma sõnadega kokku, et täitsa ägena. Ma raotaks ära, ma ei tea, mis ma ära raotaks. Joogipausid, jah? Mina joogipausid jätaks. Mina kaotaks ära need, jah. Mina teeks lühemad, aga ma teeks. Nagu selle temperatuuri pärast nad võiks ikka jääda, aga see on see minut, tuled, jood ja lähed mängid edasi, mitte see, et 3 minutit juba mängijatel endal juba kopp ees, et lähme tagasi. Aga samas nagu see oli küll, et neid mänge kuidagi nii palju, et seda algust nagu ei mäletagi enam, et see nagu küll, must varasemalt ikka on see, et nagu 64 mängu ja siis ikka kuidagi see kogu paar korda selle MM-i vältul ja seal Saaremaal käinud, ega seal see ajurattudel hästi võju see seal teemid. Aga seda ma ütlen ka, et mis need alguses teema, et nagu teeme siis testi, Andres Ooperi kööst lõppes Mehhiko Lõuna-Korea mäng näiteks. Ja mis seal juhtus? Pole õrna pakun 2-0 oli või? 2-0 oli, jah. Mehhikole. Mehhiko võitis 1-0. Te üritasid ära. See mehi, jah. Siin veel, et Šveits post, ne mäletate või? Šveits post, aga see oli 4-1 äkki. 4-1 seal oli, lõpus olid löödi alles. No ja, mina ei mäleta ühtegi neist mängu enam, et selles võib-olla mingi Iraagi mäng või... Aga Iraak mängis just hästi. Kas kiidame head 64 MM 64 riigiga? Jah. Lähme. Seda on veel raskem hoomata nagu, jah? Natuke... Just hommikul seal Peep Pahviga arutasin ka seda asja, et kui nüüd EM on 24, et kui EM-i hakata tõstma, et kus me 55 liikmesriiki, kui 32 saaks juba peale EM-ile, et kas siis on see mõtet valikturniiri teha enam, et pigem kõik peale juba. Või see on see, et teeme EM-il 48, et 7 õnnete, kes välja jäävad. Siis on võimalus.
aga ma ei saa, see räägitakse 64-st midagi ei räägi, 96-st ka. Pigem see on, ma arvan, ikkagi järgmise korra osas ta on pigem lihtsalt selline natukene selline häälte ostmine või selline, et pigem ma arvan, seal ikkagi hispaanlaste, portugaalaste, marokolastega on ikkagi mingid eelnevad kokkulepped olemas, et seal nüüd ei saa niimoodi hoobilt tõsta, võib-olla see 34 Saudile öeldes võtke 64, pole 100 ka võtta, et pigem nagu sinna äkki võib-olla see, ma ei usu, et nüüd ühe järel kohe seda asja tehakse, tundub pigem ebatõenäoline. Ja USA mehid ja Kanada Austina, täitsa tore, et ala lõppeks kodus ära ja ei no lõpuks selles mõttes turniir oli tegelikult jäge ja nagu näha, samas Vabaduse väljak on ju nii palju rahast kokku toob, et ilmselgelt see kuidagi kõnetab ikkagi inimesi, et võib-olla ja see, et ta nii suur oli, tegelikult hullumeelseid neid resultaate ei olnud, et mingid 8-0 või midagi sellist, et mõned 5-1 vist või midagi sellist 7-1 oli see üks oli, jah, sorry. Kurassao ja Saksamaa, aga see oli ka, et 1-1 oli vahepeal, et ei olnud vähemalt oli värava ja mitte see, et lõpus 0-7 aga liiga palju selliseid ühepoolseid mänge ei olnud ju. Aga see suur häda seal vist oli see, et kuna see MM-i see alaruppi turniir muutub aina mõttetamaks. Ma ütlen, ma meistrite liigat ei viitsi enam vaadata, sellepärast, et see alaruppi turniir kõik saavad edasi, et see on nagu selline mingi mina ei tea, nagu see asetuse saamine nagu põhimõtteliselt mis see kummaliste inimeste Eurovisioon on, vaata, mis iganes, kust kõik saavad võidavad, vaata, selline lihtsalt inimeste Eurovisioon, ma nüüd ei tea, kuidas seda ilmsest ma ei tea, kuidas nimetatakse, jah aga peast lihtsalt Eurovisioon, kus kõik saavad tulla, vaata, et see on natuke see kus Ruus laulab oi, see oli küll löök allapoole vööd ja siis fikseerime ära, et jah, ma tahtlustan, et Pepa unustab ära mehed, ei nuta saatesse üles võtta ja siis Kaspar Ruusik oli võitles, suur võitlus toibus neljapäeval Tartu linnas, kus Soome tipp ralliajakirjanik, lõhetu mees selline, no selline Madis Kalleti suurune ja siis põhimõtteliselt no, Peep Pahve uus tulemine, Kaspar Ruus ja siis surrusid kätt ja Kaspar Ruus polnud üldse võimalust, ta häbistas Eesti riiki, Eesti ajakirjanikke ja see on üks õudse, valusamaid hekki, ma arvan. Kas sa nutsid kõrval või? Ei, ma nutti võtma, mul oli lihtsalt silmad häbi täis. Läksin koju ära, silmad häbi täis lihtsalt. Ja reedelt tööle niimoodi. Millest peaks rääkima? Pole õrda veel. MM oli tore, igatahes. Oli küll, jah. Kas teeme väikse Eesti, me peame ju siia, kui me räägime suurtest asjadest, siis ka peame kiire, palju meil on? No, euromängud, et me see jääb 2 saate vahele. Eesti jalgpall õitseb, eladu, 30 aastat ja oleme jõudnud kohale klubi jalgpalliga tippu, ehk siis Paide Cartoon Networkide Seegelmanni, määravad Sohna Padamoosi Piht, vägev. Mis siis veel juhtus, Levadia Kärna jätkas veel 5 on jätkas oma tööd. Jätkas toppimist, et siis oli jah, 5-0 jälle ja Talju natuke raskustega, aga ikkagi Põhja-Iirimaa jalgpall on nõrgem kui Eesti oma, ehk siis Orlov kuulus teise lisaminuti väravast, siis välditi lisaaega, et siis tegelikult Talju, selles mõttes oli hirmutav mäng veidi, et Talju oli terve mängu 20-ndast midagi oli ju ülekaalus, aga nüüd neid koefitsiendi punkte ei jõua kokku lureda, neid on nii palju. Neid on palju, aga selles mõttes, mis kõige neid natuke puudu, aga mis kõige ohtlikum on see, et hea küll, me siis Kruust läksin praegu mööda, aga IBR-l on ju vähemalt 6 mängu veel garanteeritud, et see, et Flora nagu neile kaotas kokkuvõttes, see on ikkagi väga nagu halb, et idee poolest me ikkagi peaks vist 2 veel mööd tõusma, sest IBR-l on mänge nii palju, et sealt võib nagu ikkagi kõvasti juurde tulla. Sina alati võtsid neid negatiivselt. Mõnikord kas ei või ka Eesti jalgpallile rõõmu tunda nii, et sa ei tõmmaks tagasi ja materdaks. No kui me läheme kõik ühe vooru veel edasi, on ju. Jah, ütleme samas on ikkagi, jah, seal on no ütleme 2 paaris on nagu reaalne, 2 on ikkagi väga Lähme järjest siis, meil on Levadia versus Göteborg, Göteborg on vist All Springs Kõnis, kas ta on juba täitsa viimane? Ei, nad nädalat võitsid kusjuures ja et 3. võidu, jah. Seal nagu mingi selline mingi lootus nagu oleks, no lahe oleks see, kui nagu nüüd Levaat tuleks tagasi tulemusega, mida peab tänast Tallinnas mängida, et tuleks ja Rootsi fännid, saaks sükast nagu päris jalgpallitunnet siia ka, nagu, et see oleks nagu lahe, jah, või siis Eesti inimesed võiks minu staadionile. No aga mõtled äkki, Eesti tuleb koos sellega nagu, et kui oli ju see Aik käis siin, siis tuli see Eesti fännid tulid ka nagu kohal või ilmselt tulid vaatab neid Rootsi fänne või midagigi nagu oli see. Ja siis kuulsal Floral on The New Saints, see peaks olema ka mängitav. No see on see koht, kus peab võitma tegelikult nagu, jah.
Paidel Zira, pigem keeruline. Pigem väga raske, see on ikka siuke, vana hea transfermart, et mängijate väärtus, et see on siuke Göteborgi tasemel sats selle koha pealt vähemalt nagu, et järsku alahinnatakse, vaata, alati. Ma ütlen, seal on ta muidugi kuna Brasiilias oli 6 tükki seal ja midagi siukest. Kui sa vaatad nende tausta, eks ole, siis mõnes mõttes ei ole nagu nii äredad, et seal nagu et see natuke nende naftarahade pealt ostmist seda hinda natuke üles ka, et tegelikult võib-olla see mehed ei ole nii palju väärt, et see on jälle on mingid riigid, kus sa pead maksma ilmselt rohkem kui teises riigis nagu, et ma arvan, et kui tuleks mingi Flora juurde oleks mingi tavaline meeskond ja ütleks, et tahaks osta, ma ei tea, kes seal on selline Reidat, siis normaalselt 50 000 võtki ära, mingi Aserklubi toob 1,5 milli. Alustad sealt, igaks juurde never know, vaata. Ja siis lõpuks kauptad 500 000 peale, vaata, ja siis vaatad Ratser Martis, Reida väärtus 500 000. Let's go, ja siis arvutab kokku, et on see ikka rahatas saits. No ma ütlen, väga keeruline on pigem, et see väga palju loeb. Et oli mingi Kruusatsiga mängisid 2 korda 3-0 võitsid vist on ja see Siira, et nad kindlasti on väga raske vastane. Aga samas Paide kasvuks räägib see, et tegelikult teise poole ajal Harju vastu suutsid 0 hoida. Esimene pool on muidu 1-5, nagu see võib-olla ei ole parim enne. Aga teine pool, aga see Paide, ebareaalne Harju, ma mõtlesin, et see mingi kirjaviga, vaata. 1-5 poole, 1-5, nagu põhiliselt 40. minutiks 5 tükki välja võetud. Ja see oli uskumatu, jah. Ja ei olnud ju mingi nagu täitsa B-sats. Ei olnud, et see nagu, ma ei tea, kas see on see kuulus Europohmell, millest räägitakse nagu, et jah, et see siis selles oli, mis siis kõik asjad Levadia pääses Flora siis kaotas Nõmme Unitedile nädalavahetusel oli ka, et ja siis Kalju tegi Kuressaalega 0-0 et kõik need eurosatsid ja siis kõige huvitavam kaasus võib-olla ongi eurosarjas Kaljul, et paberil justkui täitsa mängitav vastane nagu Selborn. Jah, aga peab ikkagi, Kalju peab olema parem, kui ta on siin viimasel ajal olnud, et see Lindfieldi vastu veenev küll selle Kalju üheski otsast ei ole, et nii ta on. Aga Kalju pole alati on see, et nad ju kuidagi seal Euroopas suudavad nagu mängida, see on nagu enda eripära, et seal ma ei tea, saime teada, et Andreev ei olnud isegi kaasas Põhja-Iirimaal, aga siis telefoni kaeruti läbi see info. Jah, see tuletas taaskord need treenerit mõttetud, mängijad saavad ise katkama, vaata, et pole seal vaja. Aga üks mäng oli veel midagi huvitavat, Narva hakkab tõusma. Jaa. Kas see ei ole nii, et Narva on sel ajal enam kõik oma punktid saanud Pärnurest? What Inner Prince hoolib? Hashtag hoolib, et tõesti, et kui tõesti teistel läheb raskelt, siis anna natuke anna abikäis ja ära ole kadevat, et see Inner Prince kiidame. Aga jah, et tegelikult tabel, nüüd on juba Narva Trans on 8. kohast ainult 12 punkti, vaat see. Ei näe, aga ütleme, tundub, et ikka 2 hakkab maha jääma, et seal ülejäänud lähevad nagu 8 tükki lähevad nagu eest ära, et 9. ja 8. kohal vahele ka mingis 5 punkti või 6 punkti, mis see vahe on seal, et hakkab vaikselt rebima nagu, jah. Et jah, et see mõttes, et siis euromängud häda on see, muidugi konverentsi liiga mängud kõik 4 päeval, et no Levadia on homme. Levadia on homme, õige. Levadia on homme, Levadia sellepärast siis Tammeka mängi ka ära, et jah, aga muidu kõik 3 on, et need ühel päeval, ühel ajal, et tegelikult meie sudune riik, kus vaatame kõiki laias astus, pooldame kõiki klubisid siin, siis see kõik ühel ajal mängud natuke keeruline on, aga mis sa teed? Sellest ongi hea, et vähemalt ükski on nagu teisel päeval, et midagigi hajutab, jah. Vot, ja ega sellega vist on, et eks need euromängud, eks ma vaatasin ka tükiti väga, ma vaatasin seda Paide mängu algust ja siis vaatasin, see on tehtud ja vaatasin, see Levadia tuleb samal ajal tehtud, et siis ma juba läksin vaatama, kuidas Raspruus surub kätt väljas ja häbistab Eesti rahvast. Ja mina käisin Levadia mängu staadionil vaatamas, et seal oli isegi need 150-160 Velsi fänniga vahepeal suulik lahtigid, sealt tuli päris kõva laul häält neil, et väga ja see lõpus ometi midagi viraalselt läks ikkagi ka Eestist, kui need Velsi fännid läksid sinna tampima, tahtsid katlema minna. Ei no selles mõttes, et Levadia omad panid just liputuuri ja et siis oli vaja Velsi omad tagasi nõutama seda. Et see on, ma ütlen, et õige. Aga ütle nii, et pärast, kui ma ära läksin seal väljaku ümber nokastunud olekus Velsi fänne oli päris palju. Aga samas ma ikkagi, see on nagu täitsa kurb,
kui sa niipidi mõtled, see Walesi jalgpall või see klubi on ju mingi, pehmelt öeldes on saast ju, ta on Eesti liiga mingi teise poole klubi on ju. Kurat, ja sa saad esimese mängu 0-5. 160 inimest. 160 fänni tuleb, sõidab võõrsid kohale, et oma klubi toetada ja meil, sorry, ma artasin iga kord publikala tegema ja meil ei suuda mitte kedagi kottida, mis siin, sul on Florast tulnud 10 000 last läbi, ma ei tea palju on, tegelikult see number üks küsida ja mitte kedagi neist ei kotti, et see Flora, täitsa müstika või mis? Selles mõttes küll inimesed teenivad välismaal rohkem lihtsalt ja vaba aega on rohkem sama see ju need vabakal vaatamise näited need parim, et rahvast teeb kokku küll, kui midagi nagu Ken Toori, ma arvan, see kodutõde sellest MM-finaalist, see toob umbes sama palju ma ei tea, Klikki Rotturi, ma ei tea, Madise kõik Eesti jalgpallist kirjutatud, Eesti kohalikust jalgpallist kirjutatud lood viimase, ma ei tea, 3 kuu jooksul. Nalja teed, see aasta vähemalt, isegi rohkem isegi võib-olla. Ei no päriselt, see ei ole isegi mitte naljakas nagu, et tegelikult see võtate oma tööd, vaatan, näiteks võtan viimase 6 artiklid ette ja panen need nii-öelda loetusas järjekorda ja siis tagantpoolt 5 viimast lugu on alati jalgpall. Kohalik jalgpall, nii on. Ma võin kirjutada, ma ei tea, mingi MM-maast või korvpallist või midagi, kõike loetaks. Paha kuulata. Mis teha, see elu on selline, nagu ta on. Ma vaatan. Aga samas jälle mõtlen, et tegelikult ei saa öelda, et jalgpalli vastu inimestel huvi ei ole. Kui mingi periood, kui oli ju kui Eesti koondisel läks hästi, see oli siis umbes, see oli siis 14 aastat tagasi, 15 tagasi, siis oli ükskõik, mida Eesti jalgpallurid välismaal tegid, kõike loeti. Kodus liiga kohta kõike loeti, et see kuidagi mingit sükast tõukejõud on nagu vaja ja siis tihtipeale see lumepall tuleb päris kiiresti nagu järgi, aga huvitavaid mängijaid oleks vaja rohkem, jah? Kus ma vaatasin ka, see on tõsi, et ma lihtsalt vaatasingi su viimase 6 tasulised artiklid, kõige vähem loetud, siin või kõige vähem loetud asi on Raaresse Hispaaniasse siirdumise taust, see on, ütleme, et piinlikult vähe. Tegelikult see on huvitav asi. Jah, on. Siis peale seda loetused annab teine, Ainsalu jutud peale mängu. Et miks, see ütleme number on 3-kohaline, et selles mõttes, et miks me ei käi pressikonverentsil enne mängu, et see number võib jääda artikli 3-kohaliseks, et ei olnud mõtet käia. Peale seda Rossia jutud peale euromängu, peale seda Eesti jalgpalliklubid euromängu jutud, peale seda Flora euromängu jutud ja peale seda Eesti jalgpalliliit otsib välismaa toodud poedes, mis oli hea lugu, see on, ja kus siin üldse, siis on jälle tuleb veel üks jalgpallijutud ja siis hakkavad, siis hakkab päris asjad, välismaa jalgpallid, asjad, ärgid-särgid, et UFC ja korvpall ja ja siis vaatad ette ja UFC, ma arvan, UFC asjale, Ussõki asjale oli, ma arvan, mis ta on siis 100 korda rohkem lugemisi, kui oli, ma ei tea, Ainsal on. Elu on selline, mõistad, Sander Sooper? Tõesti on raske kuulda. Et meie, uuesti, jalgpallilugejad on enamik paljud on Soccernetis ja Postimees ja Õhtulehes laial ka, et see ei näitanud üldse ühele seda asja. Aga nii ta on. Ma ei tea, millega sa inimesi pead võluma siis, et tulesid ja vilesid sinna juurde kirjutama. Ei no jah, aga see täpselt ongi see, ega ju Eesti lugeja on üldse väga tulemuse keskne. Kui on kuskil tulevad tulemused, siis ollakse nagu kohe, samamoodi omale kõik ju, kui Baruto oli seal Jaapanis, kõik kell 12 päeval vaatasid, kuidas ta nüüd seal teeb, tuleb see Jorik Kiiri või tuleb see, mis iganes, et võtted olid seal, et ja muidugi mingi ralli ja korvpall ongi nüüd omaette kategoorias siin, nagu nendega ei saagi nagu Eestis võrrelda, aga et ei jääks see halva tooniga, aga 3 kõik klubid, Eesti klubid, konkurentsis, let's go, kõik staadionile ja nii ta on. Andres Ooper, lõpuküsimus siis sulle, et teeb mul polegi. Tahaks, millal sina, lõpuküsimus sulle, et millal sina viimati kätte surusid kellegi, mäletad? Kui üldse olen teinud seda, ikka olen surunud, ei mäleta tõesti. Kas sul käed on nõrgad? Kas sa oled nõrgad? Kas me võiks siia Kaspar Ruusiga? Mu jalad on tugevad ja siis Kaspar Ruus... Aga teeks mingi uus challenge olla, leiame kellegi, keda Kaspar Ruus alistab. Ma ei tea, mis Kaspar Ruus täna jammas, vabandame. Tervitame Ats Kuldkäppan, kes kuuleb meie saadet ja näib rallit vaatamas. On õrnas poisist on sirgumas mees. Aga äkki Ruus versus Kuldkäpp? See on järgmise näin räägime siis, kuidas see võitlus läks. Ruus versus Kendor. Kendor. Vaat see läks hea.
Kendor on tennisist, tal on tunned rääd. Igatahes jalgpalli MM. Ei no Ruus on sulgpallimängija. Jalgpalli MM lõppes ära, oli meeleolutus, võitis õige meeskond ja oli jutu teemat küll. Et jaa, oli tore. Lõpuks täna me loomulikult tuletame meelde, et Inglismaa 60 aastat tiitlit ja järgmised 60 aastat veel samamoodi edasi. Eladu. Ja saaks Itaalia järgmine MM-ile. Tahaks seda tunnet. Siin hakkab. Tahaks seda tunnet, et tõesti, et mis tunne see on. Vaata, Eesti koondisega MM-i narvi ei saa. Et mis tunne see on, vaata, ei mäletagi. Lugesin mingid uudised, et Itaalias isegi oli ju, selles välditi MM-i näitamist isegi, et seal nagu, et kui käidi, seal mingid turistid, kes oli mingi Roomas on ja nad otsisid kohti, kus üldse näha oleks. Seda nagu mõnitatakse, välditakse, aga miks meie oleme Eestis on see, meil on, et igal inimesel on oma välismaa jalgpalli lemmikkoondis. Miks peaks Itaalia inimest rottima mingi suvaline veerandfinaal Norra versus Inglis? Miks peaks? Sa oled Itaalia jalgpallifänn, et mis on see põhjus, miks Itaalia... See suur jalgpall, sa vaatad seda suurt jalgpalli, jah? Mis suur jalgpall, mis asja? See mõttes, et ma arvan, kui Inglismaa ei oleks MM-il, ma arvan, kas inglased vaataks massiliselt, Itaalia ja Tšiili on veerandfinaalis, let's go, paarid on täis, ei, nad ei vaataks, nad vaataks Tartsi seal, nad vaataks Snootrid mingi mingi Ronny Rotet, vaata. Et see mõttes, et see me saame aru, et mina saan küll aru, et see sinu, see on umbes sama, et kui ma olen hardcore, ma ei tea, Eesti klubide fänn jalgpallis, kas ma pean vaatama, kas RFS ja ma ei tea, Tbilisi Dinamo mängivad, tegelikult ei pean. Aga ma ütlen, meil on lihtsalt Eestis, me vaatame, kuna peab olema selline lemmit B-koodis, nagu Argentiina. Või meil Itaalia. Meil Itaalia, olid ilusad ajad ja oli ilusad mehi turniirile seerud. Mis oli siis, kellel oli parim soen Anders Hopper sel nimel? Mu sõbraga rääkisin siis jah, et Hispaanias pidid kõigil olema see Paukubar siis tukk üles selline soeng, et absoluutselt kõik lapsed pidid niimoodi käima, et ju see soeng võiks olla siis. Ja Madis Jalleter, kui sina saaks järgmine kord teha EM-il näiteks vaheshow, siis mis artisti sa võtaks? Ja miks on Dr. Dre? Sulle meeldis sellest tegi seal Super Bowlile. Et jah, Super Bowli, jah, mina ütlen ka, et EM-i järgmine vaheshow, teeme 45 minutit ja Dr. Dre'ga. Jah. Snoop Dogg ja Eminem. Snoop Dogg ja Eminem. Vaata, omal ajal olid artistid. Mõnus möla saade tuli seekord õudne. Ma panen alguses hoiatusse, et kuulete 45 minutit, siis võite kinni ära panna. See oli seekordne saade. Öelge siis ilma rahvale nägemist. Tuuleme taas siis, kui on mängitud euromände natukene ja on Eesti jalgpallist. Kõik, kes meid kuulasid ainult MM-i ajal. Eile tulin meil ühe video töötajatest ütles seda muidu, nüüd MM-i ajal on kuulanud, aga peale seda enam ei kuula, nagu Rats kultub, hakkas kuulama, peale MM-i ei kuula, siis hüvasti 2 aasta pärast kuuleme taas. et jah. Ei, Ats ütles, ta kuulab, kas koondismängudest räägime. Okei, vabandust. Igatahes öelge siis kuulmiseni, see oli seekord saade. Kuulmiseni. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.